Paid juhib Viimsi võistkond, kellel siis on 24 punkti. Neil küll on üks või isegi kaks mängu rohkem kui kõigil ülejäänud võistkondadel. Aga siin näeme, kuidas võistkonnad rivistuvad, natukese siin tänavad juba publikut, annavad endast märku, kuulavad oodi jalgpallile ära. Eelduslikult siis äkki tipuründes number 12 Daisy Toomsalu. Kindlasti seal Toomsalu ja Tammik omavahel ka päris palju vahetavad. Ja kohtunik kontrollib üle, loeb üle. Ja läksime. Naiste meistriliiga 10. voor Paide linna naiskonna koduväljakul, Paide Kunstmuru väljakul me oleme. Ilm on äärmiselt ilus, päike läks ka nüüd pilve taha, ei ole liialt palav. Ehk siis kui keegi veel kahtleb, kas tulla staadionile või kuulata minu ilusat häält, siis füsioterapeut Romet Karu ja teine füsioterapeut Anette Laureen Linnuste, aga siin natuke on sellist palli hüpitamist ühele poole, teisele poole, aga siiski praegu midagi üleliia ohtlikku sellest ei tulnud, aga nüüd võidab Loora palli tagasi, Pihlak palliga lükkab siit Matsonile ja kas Matsonil on võimalik lüüa ja lööb, aga vasaku jalaga siit läheb natukese üle jala. Natuke läks üle jala, aga näeksin väga hästi kõigepealt Mirjam leidis sealt Pihlaku ja natuke siin Ilisson keskele poole, sunnitakse siin ühele poole mängima, aga praegu Flora mängib üle selle ja on vastase poole peale tulnud. Ja nüüd tagasi sööt ja nüüd on näha, et tahab Flora siin väravati pressida ja ilmselt ka põhjusega, sest et siin oleks praegu päris halvasti lõppeda Paide jaoks. Siin Isand korra võtab palli omaks. Jah, ei olnud väga hea toetusnurk sealt, aga kasti joone peale. Ja Oleksin jookseb sinna ja nüüd üritavad kas kavalalt praegu tõrjub, aga Tullus on esimesel palli juures, üritab leida kellelegi, keda sööta, aga nii palju Paide mängijaid seal ümber oli. Ja siit näeme nüüd seda Južaninova peale lööki. Noh, tõenäoliselt niimoodi ta mõeldud oli, et selline... Ja nüüd korraks võtab Mirjam palli vahelt ära, aga Lillemets uuesti võidab palli tagasi. Ja nüüd Pihlak teeb väga head tööd ja on siin minemas, aga Kraus jõuab talle ikkagi päris ilusti järele, aga Pihlakul on nüüd löögi võimalus ja kas ja lööb sinna ette posti ja siit nüüd praegu Isand tegi väga olulise tõrje. 90% võimalus, aga Pihlak väga ilusti siin läks, ütleme selline 40-45 meetrit jooksis palliga ja suutis ka tegelikult Krausi piisavalt sealt eemal hoida, aga siin natuke jaotatakse ühte teistpidi. Matson oli korraks seal üksinda ja nüüd tuleb see pall sinna värava peale, aga ei saa keegi sellele pihta. Ja siit on näha, kus Južaninova üritas siin Isandat ehmatada. Ja väga hea sööt sinna teisele äärele Lillemetsale, aga Lillemets jälle ei saa seda liikumisse võtta palli enda alla, aga läheb keskele ja lööb peale ja mis värava Lillemets lööb! No võiks öelda, et vastu mängu käiku Paide läheb koduvõistkonnana. Ei olnud sellest mitte midagi ja nüüd näemegi, võtab siin Lillemets palli omaks, tõmbab keskele ja ei saa siin Pohlak, ei saa siin keegi, kes tal siin lähedal on, ei jõua seda palli blokkima ja jäävad päris kaugele ja väga ilusti löödud. Ja on meil siin suurepärased kaameranurgad ka ja siit on ikka ilusti keerutas ka see pall, ilmselt Vihmani jaoks üldsegi kerge ei olnud see. Minu subjektiivse arvamuse kohaselt on Paidel olnud üks reaalne võimalus 28. minutil siis, kui Kirkelis Lillemets väga ilusa löögiga 1-0 seisuks lõi. Ja nüüd Mirjamil on võimalik see pall võita ja lükkab ka Pihlakule, Pihlak lööb, aga Kraus oli seal praegu jalaga vahel, aga siin vist anti suluseis, siis äkki Pihlak oli suluseisus. Ju siis oli, ei saanud päris täpselt aru, milles ei leia Mirjam edasi sealt kedagi. Tammik on siin liinide vahele väga hästi vastu tulnud, aga tihtipeale jääb päris üksinda selle palliga, kes hakkab siis ise pöörama või. Aga nüüd Laidmets
Matsonile. Matson võtab ette, läheb ka keskele ja lööb peale, aga nüüd natuke jälle läks pall üle jalaga. Aga väga tubli sooritus siin praegu noorelt mängijalt. Laidmetsalt muidugi väga ilusti minek ja siin ja Laidmets Ilissoni mängis küll täiesti üle, et seal Laidmets Matson, Pihlak ja oligi 1 minut miinimum number, mis pandi. Seis on 1-0, Paide linna naiskond siis Kirkelis Lillemetsa 28. minuti väravast 1-0 juhtimas on. Kohe algamas siis teine poolaeg. Ja eks siis näis, kas on siin võistkonnad väga suuri muudatusi teinud. Ütleks, et ja nüüd kohe Toomsal on sinu Leksini vastu minemas. Tulnud väljakule number 5 Karola Purgats ja Tarina Kudjavnina, kes mängib siis number 7 all. Ja nüüd siin Tammika, kas saab löögile saia, ei lähe praegu see väga väravale lähedalegi. Aga sai praegu Tammik, ütleme, Neivets väga hästi selle palli talle jätab ja ütleme, lubatakse siin suluseisus oli, aga nüüd Purgats on kasti murdmas, lükkab sinna Katbeki peale ja Kudjavnina, kes seis on 1-1. 2 supervahetust Flora poolt. Siit Purgats väga ilusti tegelikult lükkas selle palli sellesse ideaalsesse, no inglise keeles on selle asja nimi Katbek, aga ütleme siis tagasilõike söödutsooni, kus on väga raske kaitsta ja Kudjavnina sinna ka väga ideaalselt liikus, nii et au ja kiitus siin mõlemale mängijale ja ka ilusti. Tegelikult Matson tõmbas sealt tsoonist mängija, aga jällegi seal paremal äärel ollakse. Janino saab palli tagasi ja pikem pall Matsonile, no nüüd saab Matson kiirust näidata. Krausi vastas saab palli, jõuab esimesena, nüüd oleks vaja löögile jõuda, aga esimest posti ikkagi praegu mitu korda täna on üritatud sinna päris hästi see kontrolli all olnud, et siin parema jalgsena ja nüüd küsib ka Purgats liini taha ja siis õlaga pikendab Kudjavnina ja Purgats ikka naudivad ja Purgats sinna teeb siuksed ja kas nüüd ei tulnud midagi, mul said kohe sõnad otsa selle peale, mida Purgats ja Kudjavnina siin jälle korraldasid. Soojenduse ajal üritasid mingisuguseid kombinne harjutada või leppisid midagi kokku, aga väga hästi praegu nende mängutulek on mõjunud Flora mängule. Rosen lõikab hästi palli ära. Lillemets vahel. Võidavad tagasi ja nüüd saab Purgats löögile minna ja väga ootlikult ka ja enda ette tõrjub. Kas Matson saab oma Flora värava kirja? Seis on 2-1. Ja väravautor on number 24, Gerda-Liisa Matsa. Ja siin on näha, et ja just nimelt Lillemetsalt Matson selle palli ära võttis ja jõudis siis veel ise teist palli võtma. Väga ilus sooritus siin selle teise palli sisse löömise peale ja ei andnud siin Ursula Isandale mitte mingit võimalust seda teist lööki kuidagi tõrjuda. Üksi seal valgete mängijate vahel ja temale see söötmine ikkagi nagu pigem keeruline on. Ja nagu juures olevalt pildilt on näha, et võitleb kõvasti, aga jäi praegu Anastasia Južaninova alla ja nüüd läheb parema jalaga löögile Južaninova ja ei olnud siin ei olnud praegu aga selle ürituse pealt ei saa küll öelda, et see parem jalg tal kuidagi kehvem oleks kui vasak. Mul siin vormisärgid selge panema, nii et tõenäoliselt siin paar minutit ikkagi Paide vähemus peab mängima. Purgats. Ja natuke eksib sööduga Kudjavninile minemas, aga jälle ikkagi Kudjavnina selle palli saab ja nüüd on väga hea positsioon ja Isandalt hea tõrje. Jälle Matson on teise palli peal, ei saanud nüüd väga mugavalt seda kätte, aga Soodla siin edukalt kontsutas, aga ei jõudnud sõbrani pall. Uuesti pall kasti ja nüüd Purgatsile peaaegu oleks jala peale maandunud siin Pohlak ja nüüd tuleb kaugemalt löök, aga see ei olnud Isanda jaoks väga
löömiseks läinud ühte ja teistpidi, nii et ja nüüd Purgats saab, tundub, et noh, Florale see hetkel sobib, on siin 2 mängija vastu, Purgats konksutab ühte teistpidi ja siin Južaninova pall, aga ei saa väga mugavalt, nüüd Matson ei olnud ka seal valmis, aga Õun saab palli puhtaks, sealt peksnud seda palli puhtaks ja tuleb lõpuvile, FC Flora võtab siit võõrsil 2-1 võidu. Esimesel poolajal küll Paide läks 1-0 Kirkelis Lillemetsa väravast juhtima, aga teisel poolajal tegi Flora eduka comebacki, kui kõigepealt 52. minutil Darina Kudjavnina tegi seisuks 1-1 Karola Purgatsi